see on nüüd esimene linnukene. Saate aru, see on alles esimene. On ka palju teisi projekte. Ma ei hakka seda rääkima, mul on kõik need üles kirjutatud, kus meie tublid, toredad inimesed on võimelised tegutsema. Ja me ei tee suuri asju. Uskuge mind, me ei hakka iialgi tegema hiiglaslikke satelliite, me ei hakka iialgi tegema infrastruktuuri, millega saata üles need samad satelliidid. Kuid me peame oskama, et kui me saame nende satelliitide pealt andmeid, et me oskame neid kasutada siin igapäevases elus. Nii nagu meie nutikad noored on osanud teha Skype'i. Skype'i idee libasi kuskil täielikult, nagu öeldakse, tule ja võtta selle kinni. Aga võtsid eestlased kinni, mitte keegi teine. Me oleme väga edukad olnud oma infotehnoloogia kasutamisega. Palju edukamad kui paljud teised suured riigid, kellel on võimalusi väga palju, kellel on tohutult suured, ütleme, konsensus, ütleme, ettevõtted. Aga me teeme niisuguseid asju, mis selgub ja mis on väga palju vajalik, mis on vajalik inimestele. Ja samuti, just möödunud nädal lendas üles Kopernikuse esimene satelliit, Sentinel-1. Sentinel-1, kui te vaatasite aktuaalset kaamerat, tema tarkvara on tehtud siin Eesti inimeste poolt. Ja niimoodi me teemegi. Ja kui meil on kosmosagentuuri liikmed, siis avanevad meil nüüd veel ja veel rohkem võimalusi. Juba tänu sellele, et me oleme teel kosmosagentuuri, said meie teadlased osaliseks programmist, Gaia programmist, mis nüüd paneb paika tohutu arvu tähtide jaoks andmeid. Kui sa tead, Mikk, seal on nii palju tähti, et sa ei hakkaks, kui sa hakkaksid neid üles lugema, siis sa ei lõpetaks, ei tea, mis sa jääd. Ja see, tähendab, need on erinevad tahud, kuidas me saame tegutseda. Ja ma ei oskagi öelda, mida me edasi veel teeme. See on kõik võimalused. Mina, olles olnud poliitikas tükk aega, olen veendunud, et riigi esimene kohus on anda inimestele võimalused. Ja see on, ütleme, minu poolt see panus, et Eesti noortel oleks võimalus, et nad ei peaks 9 aastat ootama, nii nagu meie alustasin 2006. aastal, 9 aastat ootama, et saada Euroopa kosmosagentuuri liikmeks, et meie riik saaks, sest kosmosagentuuri ei võeta vastu ei eraisikuid, miks sa sinna ei saaks, kuigi sa võiksid väga tahta, ei võeta vastu eraldi kompaniisi, ütleme, ettevõtteid, võetakse vastu ainult riike. Kui sa riigina seal sees ei ole, sinu jaoks on kõik see know-how, nagu öeldakse, kadunud. Sa ei saa seda teada. Aga meil on tulemas 2 suurt kosmoseprogrammi Euroopa Liidus. See on Galileo, see on Kopernikus. Ja nende programmide peale selle lähema 5 aasta jooksul on eraldatud 12 miljardit eurot. Kuid Euroopa on üks vahetevahel väga aeglane, väga kohmakas. Euroopasse tuleb suuda, et nad suudaksid need programmid käivitada selle 5 aasta jooksul. Muidu ma kardan, et me jääme maha. Me jääme maha mitte ainult Ameerika Ühendriikides, me võime maha jääda. BRICS on Brasiilia, India, Venemaa, Hiina. Nad kõik põrutavad praegu kosmose suunas. Ja me peame ka olema seda. Ja see pisikene Eesti oma nutikate, toredate, nutikate noorte inimestega on kindlasti üks suur osa sellest kosmose odüsseest. Sest me ise oleme ju ka tegelikult kosmoselaeval. Eks ole? Maa on ju ka kosmoselaev. Me ju elame seal. Ja me peame võtma sellest kõigest maksimumi. Nii et ma soovin teile kõigile head reisi sellel kosmoselaeval. Ja nendele, kes tahavad olla tugevamini seotud selle kosmoselaevaga, soovin edu. Me teeme kõik, et teil oleks palju lihtsam kui nendel inimestel, kes
võib-olla ei saanudki kõige alguses oma unistusi täita, sest tal ei olnudki erilisi võimalusi. Aga nüüd me astume siis 2015 on Euroopa Kosmoseagentuuri liige ja siis on meil palju suuremad võimalused ja Mari-Liis, ka sinul on suured võimalused. Ja miks sina saad ikka neid tähti lugeda? Neid on väga palju. Aitäh teile!